Rott oli üks vana kõrge kohaga miilits Vene ajal, kes tegi ühe õnnetuse jahil, ta pesti puhtaks, ta löödi miilitsast ära, läks ta ise ära, seda ei ole nagu kirjutatud. Ja nüüd Toomas, kes oli pisike poiss ja keda ta teab lapsest saati, palus seda nüüd appi ühe suure raha kadumise puhul. Seda raha oli väga palju, väga palju. Nii et see kohver, kus see sees oli, need olid eurod, 500-sed. Seal võis olla 25 miljonit krooni umbes, ja see on kadunud. Ta ütles, et sa oled mulle võlgu, sa oleks Magadanis kinni istuks praegu, kui minu onu ja isa, mis olid ka kõrged ohvitserid, kindralid lausa juba Vene ajal miilitses, kui nad ei oleks sind välja päästnud sellest jamast, mis oli õnnetus. Ja ma lihtsalt tulin talle vastu ja proovin seda asja nüüd lahendada ja selle raha kätte saada. Kuidas see lõpeb, see on muidugi pärast siis, kui film valmis on, praegu küll ei oska öelda. See oli küsimus minu jaoks ka, mis see tähendab. Ühe sõnaga. Roti lõks kui niisugune, ma olen näinud rotte, kes on nurka aetud, nad on jubedad. Nii et ega see ilus film ei tule, seal peaks koledust olema päris palju. Sest rott on röövel külleltki ja kui rott nurka surutakse, siis ta on õudne elukas. Aga see küsimus on Puustusmaale, mina ei oska seda tegelikult vastata. Puustusmaa ütleb täpselt, mis ta sellega mõtles, ma küsisin täna ta käest, oled sa kindel, et sa jätad selle pealkirja? Jah, see on õige, see on õige, see on õige. Enda seisukohalt, rolli seisukohalt mulle meeldib tegelikult Puustusmaa sellepärast, et ta kuulab, laseb teha ja usaldab. Ja ma muutsin päris palju stseene. Muutsite ise neid Puustusmaa kavandatud stseene siis? Ja ta oli väga sellega nõus ja ma arvan, see tuli kasuks. Ja mitte ainult mulle, vaid ka tervele filmile, sest ümber sai tehtud päris palju stseene seal. Ma algul küll küsisin ta käest, et mida sa minust tahad, et kuidas sa tahad seda rolli. Ta ütles, et tee midagi niisugust nagu see, seda ma ütleme, see oli. Ma ütlesin, see on võimatu, seda ei saa teha niimoodi, nii lühikese materjaliga. Sest võttepäevi tegelikult palju ei olnud, oli 11. Aga stseene oli kuskil 26 või midagi niimoodi. Ja päris palju olulisi stseene tegime ringi ja millegi pärast mu süda ei valuta, et läks kihva. Mulle tundub, et see roll võib õnnestuda. Ei ole paha, ei ole paha. Pärast on tavaliselt mõnikord paha tunne. Ma ei teinud seda, mida ma tahtsin, ei tulnud välja. Aga ma loodan, et ma sain, mis ma tahtsin.